teie maalitaval objektil kõige tumedam koht. Pange silmad kissi ja vaadake, kus on kõige tumedam, kus on kõige heledam. Ja vastavalt sellele siis tegutsege. Sinul on need silmaaugudeks kõige tumedamad, eks ole. Maalimine huvitas päris noorest peast juba, aga siis ma sinnani ei jõudnud. Elu tegi omad korrektiivid. Lõpuks jõudsin ma ikkagi EKA-sse ja õppisin klassikalist maali. Ja ise tegelen samuti maalimisega, esinen Maalikunstnike Liidu aastanäitustel, personaalnäituseid teen ja veel siin-seal. Mul on väga hea meel näha, et ikka jätkub huvilisi meie maalimise töötubadesse. Ja ma järgin seda põhimõtet, et kui inimene kord juba siia tuleb, et ta siis natukene saaks ka üht-teist uut teadmisetera. Et kas ta käib siin 1 korra või 11 korda. Selline. Mis värvi see kleit on? Valge. See ei ole valge tõesti. Jah, pigem niisugune rohekas sinine, eks ole. Aga loetlege nüüd usinasti, mis toone te siin näete. Me maalime alati lõuendile. Korra proovisin ka sellist paberile maalimist ja lühemat töötoa varianti. Aga mulle tundub, et õpetlikum ja mõnusam ja nauditavam on, kui maalida siiski lõuendile. Ja maalime me õli või akrüülvärvidega siis. See osa, las see olla. Isegi seda maski ära praegu rohkem tee. Ja tõmba maha praegu kohe. Tore, jah. Hästi lahe. Siin ei ole mingit sundus peal. Rõõgastav, vaheldusrikas ja midagi uut. Pole käinud varem sellises õpitoas. Anija mõisa keldrikorrusel on meil kunstikamber, kus sellised töötoad toimuvad. Järgmine on 24. novembril. Detsembris teeme ka, jälgige reklaami. Ma veel ei ole otsustanud, kuidas sinna pühade aega see töötuba siis mahuks. Eeskätt näen siin töötoas maalimas täiskasvanuid, aga ka noori. Kus maalt see noor algab? Noor on noor, aga ma arvan, et kuskil 8. eluaastast, 10., 12. eluaastast alates, aga eeskätt täiskasvanutele. Kala asetub päris ilusti. Ja kui sa neid oksi teed, siis tee algul üsna õrnalt, lihtsalt niimoodi markeeri ära. Ja kui üldproportsioon kõik paigas on, siis saab hakata detailidega tegema. Et sa võid julgelt siia tausta tuua, aga näiteks seda rohelist, siis see on hästi põnev roheline, tegelikult selline hästi tume. Kui üksinda või kahekesi või perega parasjagu ei ole tahtmist tulla, aga töökollektiivil jõulud tulevad, on oma pidu tulemas või on kellelgi sünnipäev tähistada või pulmateelne tüdrukute õhtu, või lihtsalt sõpruskonnaga tahate toredalt aega veeta. Saab pakkuda nii, et tulete maalite tund, 2, 3, kes pole veel Anija mõisa näinud, minu meelest väga kihvti interjööriga renoveeritud mõis. Teete siin väikese tiiru ja lõpetate Anija mõisa kohvikus.